Tere! Niisiis, mina olen uus saatejuht Kirsten-Liis ja täna on meil külas Maris Järva. Tere! Tere! Kuidas sul üldse läheb? Väga hästi, tänan küsimast, et päevad on sellised kogu aeg ütleme, et laias laastus ikkagi ühtemoodi, et kui on pere ja on laps ja on töö, et on kohustused välja kujunenud, siis sellises rütmis ma siin tiksun. Ja. Aga räägi üldse siis, mis tööd sa teed? Mina töötan Raadio Sky Pluss, ma olen saatejuht, juhin koos Alari Kivisaare ja Kristjan Hirmoga hommikuprogrammi. See on 6-10 igal argipäeval. Laupäeval, pühapäeval siis on meil vaba aeg. Et laupäeval, pühapäeval ei pea ennast nii vara üles ajama, aga 10 aastat Raadio Sky Pluss ja aasta enne siis veel Raadio 2 olen töötanud, nii et kokku selline 11-12 aastat. Selge. Küsiksin siis sellise huvitava küsimuse, et mis oli siis sinu unistuste töö lapsepõlves? Lapsepõlves. Lapsepõlves ma tahtsin saada loomaarstiks. Ja ma olin ikkagi väga veendunud selles kõiges ja ma käisin juba vanematele pinda, et viige juba ja näidake ja lähme uurime lähemalt ja siis selgus, et kui sa saad 13-aastaseks, siis on sul võimalik loomaaeda minna abitööliseks või midagi sinna nagu tegema ja ma olin täiesti kindel, et nii mina lähen sinna ja hakkan siis seal vaikselt nende loomadega toimetama nii, nagu mul lastakse, aga paraku, kui ma 13 sain, siis ma enam ei olnud selles nii kindel. Ja ega ma ei teagi, mis see unistuste töö mul sel ajal oli. Pigem ma kirjutasin hästi palju, omaette toimetasin juba väiksena, mingid sellised toimetamise mängud olid mul. Et ma mäletan, et ma kogu aeg istusin ja kirjutasin ja mul olid mingid vihikud ja raamatukesed ja märkmikukesed, et selline teema on olnud. Okei, väga huvitav. Aga kuidas sa siis said just Sky Pluss hommikuprogrammi raadiosaatejuhiks? Jah, see on hea küsimus sellepärast, et just, et kuidas saada raadiosse tööle, et see ei ole ju nii, et näiteks nagu sa lähed õppima arstiks, siis sa võid olla suht kindel, kui sa oma õpingud läbi teed ja sa seda endiselt tahad, et siis arstiks sa ka saad. Aga raadios, mina sattusin sinna nii, et ma olin õigel ajal õiges kohas ja tegelikult siis raadiokarjäär algas mul Raadio 2 ja sinna ma sattusin nii, et ma töötasin tegelikult Delfis ajakirjanikuna. Ja rääkisin ühe kolleegiga juttu, kes oli mul ka hea sõber ja tema mees juhtis ühte saadet Raadio 2, selline päevane vöönd 1-4 iga päev, Siin me oleme oli selle nimi, Tõnu Pedaru ja Ingrid Peek juhtisid seda. Ja ühel hetkel siis Ingrid Peek läks Austraaliasse pikemaks ajaks ja tema kõrval koht jäi vabaks. Ja kuivõrd siis minu kolleeg teadis, et see raadioteema mind huvitab, kuigi ma polnud seda kunagi niimoodi nagu kõvasti välja öelnud, on ta mul kogu aeg kuskil kõrva taga tiksunud, siis ta andis mulle mõista, et kuule, et seal vabaneb üks koht. Ja ma ei lasknud siis väga kaua aega mööda minna, kui ütlesin, et et ma hea meelega kandideeriksin sinna. Ja Heidi Purga võttis mind lahkelt Raadio 2 vastu koos Sten Teppaniga ja mulle tuli üks konkurent veel ja siis nad andsid mulle seal ülesandeid, mida tuleb teha. Näiteks pidin tegema kohe külmalt intervjuu Märt Avandiga telefoni teel ja siis ma pidin tegema ühe proovisaate. Ja need tehtud, siis nii ma Raadio 2 alustasingi ja läks mööda umbes aasta, kui mulle helistas Raadio Sky Plussi programmi juht Toomas Puna oli ta sel hetkel ja kutsus siis Sky Plussi. Selge, väga huvitav. Aga mis on siis praeguse töö juures siis kõige meeldivam või parem osa? Kõige meeldivam või parem osa, töö peab meeldima, eriti raadio puhul hommikuprogrammi tegemine, sest see ikkagi dikteerib kogu su päeva ja kogu su elustiili, sest töö algab väga vara. Ma tõusen 4:45 iga päev ja seetõttu
kui mul ei meeldiks seda väga teha, seda ei oleks võimalik teha, siis oleks sammu läbipõlemised, mingi mis iganes, et eks seda hommikust sundimist kohati ikkagi on, sellepärast et õues on pime, uni on peal, õigel ajal ei lähe magama, no kõik need asjad, aga raadiotöö ise on lihtsalt, ta on nii mõnus tööna. Selles on mingi oma võlu ja ma olen rääkinud ka väga paljude endiste kolleegidega, kes on raadios kaua töötanud, mingil põhjusel siis sealt lahkunud, teevad praegu muid asju, kas, ma ei tea, juhivad saated või toimetavad kuskil või mis iganes. Ja kõik nad igatsevad väikest viisi raadiosse tagasi, et see on nii kummaline lihtsalt, et seal on midagi, mis tõmbab. Ma isegi ei oska öelda nagu, mis see on. Aga tõmbad endale selle mikrofoni ette, lähed mingisse oma maailma, ükskõik kui väsinud sa oled või mis sul muud teemad on, sa paned klapid pähe, sa unustad ära selleks ajaks. Lihtsalt kuidagi see tuleb väga automaatselt ja pärast saadet siis tulevad muud argimured jälle tagasi, no kui need on. Tõsi. Aga on sul juhtunud mingit naljakat või vahvat olukorda siis töö ajal, mis on meelde jäänud? Kindlasti, esiteks meil saab kogu aeg nalja seal. Meil tõesti saab kogu aeg nalja ja me omavahel nimetame siis seda aega, mis eetrisse ei jõua paralleelprogrammiks. Ehk siis, kui reklaamid on peal, kui muusika mängib, kui meie mikrofonid on välja lülitatud, siis meil saab seal alles tõeliselt nalja. Et kohati ilmselt on ka mõned sellised naljad, mis ei kannataks eetrit. Eks sellepärast need nii naljakad ongi. Aga saate ajal on igasugused huvitavaid asju juhtunud, et kolleegid on mulle ikka saatnud sinna igasuguseid meeslauljaid, roosid hambus sisse sadama täiesti ootamatult ja kes siis millega, et Stefan, Ott Lepland, Tanel Padar, et kõik on tulnud lauluga, Jüri Pootsman, et ma tean, et kui juba mingi naistepäev on või midagi, siis nüüd ma juba kardan ette, et nii, mis nüüd on et kas siit tuleb jälle mingi üllatus, aga võib-olla sisse magamisega on olnud vahel selliseid naljakaid lugusid. Me ei maga väga tihti sisse, aga aastas paar korda ikkagi tuleb ette kõigi peale niimoodi ära jagades. Ja ühe korra oli küll nii, et ma magasin täiesti megasügavat und, kui ühel hetkel helistas mulle ema ja mina une pealt haaran telefoni täiesti pahuralt, et mis on? Ma olin nii unine ja ma ei saa mitte midagi aru ja siis ema ütleb, et poisid on üksinda raadios. Kus sa oled? Miks sind ei ole? Ja siis ma mõtlesin, okei, siis ma olin plõks püsti, rutu autos, juba sõitsin, et sellised naljakad momendid ikka vahel on. Väga huvitav elu selles mõttes, kui nagu seda nii võtta. Ja ei ongi, ega raadios ju toimub nii palju, et me käib külalisi palju, me oleme kursis uue muusikaga, meelelahutusega täiel määral, et ega see igav töö ei ole. Kindlasti ei ole. Aga kui sa nüüd ei oleks raadiosaatejuht, siis ja sul oleks nagu mingi täiesti teine töö, siis mis see võiks olla? Tegelikult, kui ma plaanisin või kui ma valisin ülikooli eriala, mida õppima minna, siis esimese hooga ma mõtlesin Sisekaitseakadeemia peale. Mulle meeldis kuidagi see teema, et kord on majas, vorm on seljas, mingid sellised tõsised teemad. Ja kuna mul matemaatika ei ole tugev, kunagi ei ole olnud, siis Sisekaitseakadeemiasse astumiseks sellele erialale, mida mina tahtsin, ei olnud võimalik ilma matemaatikata saada. Aga mulle öeldi, et kui sa oled seal ükskõik mis erialal, et on võimalik siis ringi vahetada ennast aastate jooksul, edasi kanda, sealt vahetada kuidagi sujuvamalt, et lõpuks jõuda selle eriala peale, mis sa tahad. Ja siis oli üks eriala, kuhu ei nõutud matemaatikat, see oli korrektsioon sellise nimega. Kokkuvõttes see tähendas vangivalvuriks olemist. Ja siis mina mõtlesin, et no nii, ja seal olid kehalised katsed ka, et isa juba tegi mulle õues, et nii jooksed selles postis selleni 3 korda intervall, et tema on kehalise õpetaja taustaga, hakkas mul nagu vormi seal üles boostima juba, et kui ma pean nendele katsetele minema. Ja siis ma ühel hetkel hakkasin mõtlema, no pagan, ma ei tea, et olgu see ajutine või mitte, aga ma ei kujuta ennast vangivalvurina ikka mitte kuidagi ette. Et selles mõttes väga raske vastata, kui selleks midagi täiesti teissugust, siis võib-olla kuhugi sinna suunda ma ikkagi vaataksin.
või siis midagi loomadega. Ja ehk siis nagu lapsepõlves loomaarsti? Jah, päris mitte loomaaeda küll enam, aga midagi loomadega. Jah, midagi loomadega, et ma olen mega suur koerte fänn ja ma kindlasti mõtleksin midagi välja. Okei. Aga kuidas sa tead, et sa teed just nagu õiget ja head tööd? Et sa ei tee just nagu halba tööd nii-öelda raadiosaatejuhina? Mul on selline sisetunne, et kas see tuleb sul välja või ei tule ja... Usud iseendasse? Jah, ma usun iseendasse. Et see kuidagi, kui mul oleks seda väga ebamugav teha või ma arvan, ma tunneksin selle ära. Aga äkki siis usun iseendasse, et ei ole põhjus selles kahelda. Kus sa näed ennast nii-öelda 10 aasta pärast, kas siis nagu iseendana oma nagu eraelus või siis töö juures? No eraelus ma loodan, et laias laastus on kõik sama. Mul on kodu 8-aastane tütar ja abikaasa. Et ma loodan, et eks me ikka vaikselt kõik koos tiksume edasi mingis suunas. Töö osast, et see on mega hea küsimus, sellepärast, et eks ma olen praegu jõudnud kuidagi sellisesse punkti, et kõik, mis ma olen tahtnud, ma olen saanud. Sa mingist hetkest hakkad ju kuhugi poole pürgima. Nooremana tead, et kui sa lähed ülikooli, lõpetad ülikooli ära, nii tahad magistrisse minna, käid magistris, hakkad saama vaikselt tööotsi, mis sulle meeldivad, liigud seal edasi, kuni ma olen jõudnud raadiosse ja jäänud siia ikkagi päris pikalt pidama. Kas ma ka 10 aasta pärast seda tööd teen, üliraske öelda, et selles mõttes on endal ka põnev. Et ma ei saa täna 100% kindlasti midagi selle kohta öelda. Sest ma ei tea, ma lihtsalt ei tea, kaua ma jaksan, kas ma tahan teha midagi muud, mis see muu oleks, et mis elu toob, et usaldaks elu lihtsalt selle koha pealt. Ma arvan ka nii, aga oskaksid sa kirjeldada siis oma tavalist nagu üldse nagu päeva, et mis koosneb nagu nii tööpäevast kui ka nagu mis nagu peale tööpäeva? No eks seda on erinevad, aga ütleme laias laastus siis hommikul kella 6 me alustame, kella 10 on meil kindlasti saade, see on Raudpolt, siin ei ole mingit kahtlust. Siis on meil väike toimetuse koosolek, et mis saab järgmisel päeval, mis teemad on õhus, kes on külla tulemas, arutame asju läbi. See on selline igapäevane väike selline omavaheline koosolek, aga tihtipeale on meil ka suuremaid koosolekuid, kuidas läheb raadiol üldse, millised on reitingud, ehk siis kuulajanumbrid, mis on raadiol plaanis, mis kampaaniad on tulemas, et on ka selliseid suuremaid koosolekuid. No ja üldiselt neid sätitakse ikkagi selles mõttes nagu meist lähtuvalt, et kui me kell 10 lõpetame, et siis sinna otsa me saaksime kohe teha ära järgmised koosolekud. Siis on tihtipeale reklaamide lugemist, see tähendab siis seda, et ma saan teksti, ma loen mingi reklaami sisse. No näiteks, et täna Saue noortekeskuses tule mängi all piljardit, võtame sind vastu kohtu sõpradega, vaata lähemalt Saue noortekeskus.ee. Näiteks, midagi sellist. Siis liigub see fail meie produtsendi kätte, kes paneb sinna taustad, muusika, timmib selle ägedaks ja sellest siis sünnib reklaam, et mina näiteks loen reklaame, mis on eetris nii televisioonis kui ka raadiotes. Aga tihtipeale inimesed ei saa aru, et seal on näiteks mina, sest et osad inimesed kuidagi oskavad hääli kuulata ja teised ei tule selle peale, et eks ma natukene ju võtan ennast kokku ja kontsentreerin oma häält nagu, mul on ainult mõned laused, siis ma üritan kuidagi niimoodi seda rohkem öelda. Et on selliseid reklaami lugemisi, siis ma teen ka ise podcast'e vahel. Siis on need eraldi kokku lepitud, on vahel mõned intervjuud, vahel annan ise mõne intervjuu, et see hästi sõltub, et kuidas, mis päev on. Aga suures plaanis on ikkagi see hommikune saade, siis on koosolek, siis on tõenäoliselt mingi nipet-näpet väike kohustus veel ja siis oleme vabad. Siis saab ise sättida oma päeva vastavalt siis kuidas keegi, et meile tehakse nalja ka tihtipeale, et okei, et hommikul olete seal raadios, aga et mis te päriselt teete, et aga mis tööd te nagu päriselt teete.
aga tegelikult see hommikune aeg võtab ikkagi korralikult läbi, sest see 4 tundi, mis me seal teeme, see on otse-eeter. Kõik sünnib nüüd ja praegu. Yeah. See on väga korralik enese selline kokkuvõtmine. Ja ta väsitab natuke teistmoodi kui see, kui sa näiteks tõused kodus kell 6, paned oma pehmed sussid jalga, võtad kohvi, mõtled, mis su päev ees ootab, loed 10 lehekülge, teed paar meditatsiooniharjutust, et see on natukene teistmoodi. Ja ka minu päev, kuna mul on laps, kes käib nüüd koolis 2 aastat, siis ma pean talle järgi minema, teda trennidesse viima, teda trennidest ära tooma, koeraga jalutama jõudma, vaatama, et kapis midagi süüa oleks kõigil, pesu oleks pestud, no kõik sellised tavalised asjad. Ja, arusaadav. Aga kui sa peaksid siis kellelegi soovitama nagu oma tööd ja sa peaksid nimetama siis selle töö miinused ja plussid, siis mis need oleksid? No, siin tulebki nüüd vahet teha, et kas me räägime hommikuprogrammist või üldse näiteks raadiosaatejuhist, et need on 2 nagu tegelikult täiesti erinevat asja. Plussid. No kui sulle meeldib see töö, jube raske on öelda, sul peab olema nagu mingi väike kiiks, võib-olla natuke mingi väike tore veidrus, et sa tahad seal olla, et sul on midagi öelda, et sa nagu naudid seda. Miinus, ma isegi ei oskagi ühtegi miinust öelda, välja arvatud see minu töö puhul siis kellaaeg, aga raadiot saab ju teha ka muul ajal, mitte ainult hommikuprogrammi. Et ma ei näe ausalt öeldes väga miinuseid. Okei. Aga mis on siis olnud sinu haridustee nii-öelda väiksest saati? Pärast keskkooli läksin ma ülikooli, Tallinna ülikooli ja bakalaureuse kraadi tegin sellisel erialal nagu referenttoimetaja. Ma hakkasin täna täitsa mõtlema, et huvitav, et kas see on veel sama nimega seal või kuidas see on. Aga seal oli hästi tugev eesti keele õpetus ja see oli nüüd juba appi seda nimelik mõelda, aga sellest on praegu juba nüüd varsti saab 20 aastat, kui ma selle lõpetasin, aga ma siiamaani eesti keelt kirjapildis, kui ma näen mingid vigu, mul on nii meelde jäänud mingid kindlad reeglid, mingid kindlad sõnad, kuidas kirjutatakse kokku, lahku, mul kogu aeg käib siin peas, et see oli tõesti väga tugev kirjalik põhi, mille sealt sai ja teiseks siis see toimetaja pool hõlmas ka ajakirjandust, pressiteadete kirjutamist, kõike sellist, et kokkuvõttes täitsa loogiline lahendus mulle, mis ma siis leidsin. Pärast bakalaureuse kraadi tegemist ma töötasin Weekendi portaalis äkki sealt ma alustasin, weekend.ee, see oli selline peopiltide portaal. Ei, issand, uno.ee-st töötasin kõigepealt, aga seda portaali nüüd ei ole enam, aga see oli Uno raadios ja Trio grupis. Ja seal oli siis selline portaal nagu uno.ee ja nemad olid pioneerid nagu selles, et hakkasid käima ööklubides pildistamas. Olid fotograafid, sest et siis ei olnud mobiiltelefone niimoodi, et nagu praegu klõks ja sellepärast me ka praegu ei näe ööklubides enam niimoodi selliseid fotograafe. No on muidugi eri pidude puhul on, aga üldiselt ikkagi vähe. Aga siis ei olnud ju pilte ja siis, kui fotograaf tegi ööklubis pilte, siis oli nagu nii lahe, sest inimesed olid ennast üles löönud, noored olid koos, kõigil oli lõbus, fun ja siis nendest tehti galeriisid. Ja mina siis toimetasin, et need pildid oleksid ilusad, meil oligi just see lähenemine, et pildid on ilusad, me töötlesime iga pildi ükshaaval üle, et värvid on kirkad, keegi ei ole mingi lolli näoga peal, kellelgi ei ole silmad kinni, et sellised ilusad pildid ja see läks hästi suureks, kuni ühel hetkel siis see portaal pandi kinni ja tekkis selline pildiportaal nagu weekend.ee ja siis seal ma olin peatoimetaja, kuni ühel hetkel ma ikkagi mõtlesin, et ma tahaks nüüd kooli edasi minna ja siis ma hakkasin vaatama, mis toimub, mis pakutakse ja leidsin sellise eriala nagu interaktiivne meedia, see oli ingliskeelne eriala Interactive Media and Knowledge Environment. Ma mäletan, kui ma pidin oma vanaemale selgitama, et mis see on. Ma arvan, ta ei saanud lõpuni aru, et mis ütles, olgu tore, et koolis käid. Aga see oli ka uus eriala, see oli alles 2 aastat. Nüüd ma arvan ka, et on selle nimi võib-olla pisut muutunud, aga see oli siis ingliskeelne eriala ja ma otsustasin, et kui ma saan sinna tasuta sisse, et siis ma lähen, sest mul ei olnud otsest vajadust, ei olnud minna tegema magistrikraadi. Aga see eriala tundus mulle äge ja juhtuski nii, et ma sain sinna tasuta sisse ja siis ei olnud enam midagi mõelda.
siis ma tegin selle lõpuni ja siis ma jätkasin Weekendiga Delfis kirjutasin, kuni siis tuli raadio peale, et rohkem uuesti nüüd tagasi kooli ma ei ole läinud, kuigi praegu on hästi lahedad igasugused mikrokraadi tegemise võimalused, mida siis ei olnud, see on ikkagi suhteliselt selline viimaste aastate teema, et sa saad sellist intensiivset õpet, aga see ei ole siis nii pikalt. Selle peale ma olen isegi mõelnud, aga hetkel ma tunnen, et kõik see päevakava ja see vara ärkamine ja kõik need muud asjad, et mind lihtsalt ei jagu igale poole, aga tegelikult oleks võib-olla lahe isegi mingi hetk midagi sellist veel teha. Jaa, ma arvan ka. Aga siis nüüd milleski muust, et oleme siin tööst rääkinud, et on sul mingid hobisi või millega sa siis vabal ajal tegeled? Vabal ajal see on selline, mõtlen, et see vaba aeg, nagu on nädalavahetus, siis ma tahan tõesti lihtsalt puhata, me käime kinos väga palju mehega, käime teatris, käime sõpradel külas, kutsume ise sõpru külla, et täitsa sellised tavalised asjad, jalutame koeraga metsas ja tegelikult ma ütlekski praegu, et koer ongi minu hobi, sest et see väike auk, mis mul ikkagi siin mõnes päevas oli, kui 3 aastat tagasi meile tuli väike Jack Russelli terrier, siis seda auku enam ei ole. Ta tahab iga päev käia jalutamas, kindlasti tund aega. Siis ta tahab kuulekusharjutusi, mida ma olen õppinud temaga koolis, käisin Kutsika koolis. Lisaks käin ma taga iganädalaselt agility trennis. Kas sa tead, mis on agility trenn? Jah, tean. No kes ei tea, siis on see selline takistusrada koertele, seal on tunnel, seal on kiik, koer jookseb üles, siis kiik kukub alla, siis on poom, siis on tõkked ja iga trenni alguses treener näitab siis raja, et kuidas sa pead koeraga selle raja läbima ja koer on hästi kiire. Ja see tähendab seda, et mina pean temast kogu aeg olema sammukese ees ja see on jumala raske, sest et ma ei suuda ise vahepeal meelde jätta, okei, nii siit ümber tõkke, ta pidi nüüd hüppama, siis pidi tunnelisse minema, oota kummalt poolt, oota nii, mis nüüd siin vahepeal tuli mingi tiiruka teha, et see on hästi keeruline ise endale ja see on ka koerale, ta väsitab teda vaimselt, ta väsitab teda füüsiliselt, aga talle nii hullult meeldib. Et kui ta juba näeb, et me läheneme sellele trennihallile, siis ta läheb hulluks peast, ta tahab kohe sinna saada, et talle tõesti nagu väga meeldib see. Et temaga ma siis käin trennis. Et ma ütlekski ausalt öeldes, et see koer ja temaga tegelemine ongi minu hobi. Aga kui nüüd mõelda treenimine ja trenni tegemine, et on sul nagu mingit sporti, millega sa tegeled? Ja ma olen ikka käinud ja teinud igasuguseid asju. Mu viimane avastus on hot yoga. See on ülimõnus, eriti kui sa leiad treeneri, kes teeb seda väga hästi. Seda ei saa päris igal pool teha, sest ta eeldab seda, et sul on soe ruum. Selles ruumis on 38 kraadi sooja. Sa pead ennast nagu selleks nagu ka kokku võtma, et sul halb ei hakkaks, et sa kuulad ennast, sa jälgid ennast, et sa seal üle ei pinguta. Aga see on hästi mõnus soe ruum. Sa alustad niimoodi, et sa kõigepealt lesid seal selili ja siis hakkad vaikselt treeneri juhendamisel tegema igasuguseid harjutusi, kuni sa ühel hetkel näed, et sa juba võimled seal hullu mööda ja higi voolab ja see on tõesti mõnus. Muidu veel mulle väga meeldib spinning, mis on sisejalgrattatreening, et on nagu trenažöörid, terve tuba on täis trenažööre ja siis on treener oma ratta otsas. Muusika on kõva, tempo tema juhendamisel siis ka, et kuidas seal mängitakse tempodega ja kas on intervalltreening, et sa siis paned hästi kiiresti, süda hakkab maksimaalselt tööma ja siis jälle natukene tõmbad maha ja siis läheb uuesti. Et see on ka hästi selline mõnus. Mulle meeldivad asjad, mis sa pead nagu pingutama ja higi voolab ja ka oma sõbrannaga me oleme käinud sulgpalli mängimas, mis on mega lahe. Ja olen just mõelnud, et võiks selle traditsiooni ka taaselustada. Et see on selline mänguline, sul on seal fun, sa ei pea nagu ennast sundima, see on nagu lahe. Jah. Aga siis rääkides nii-öelda, me elame Eestis, kus sul on ju külm, eriti talvel, et oled sa siis reisil käinud ja nii-öelda siis, kus sa oled käinud ja mis on siis lemmikkohad?
Ja ikka olen käinud kuskil 2020ndate alguses, ma käisin rohkem sellistel ekstreemsetel reisidel Lõuna-Ameerikas, Mehhiko, Guatemala, Belize, India, kui mu ema jälle kuulis, et sa jälle lähed kuhugi X kohta, siis tal juba hoidi selle, ma ei tea, südames kinni, et miks te peate ronima sellistesse kohtadesse, et miks te ei või kuskil lähiriiki turvalisematesse kohtadesse minna. Aga tagantjärgi on hästi kihvt, et mul on need sellised reisid tehtud, et seljakotiga ja ööbussides ja kuskil ööbimised võrkkiikedes ja ma ei tea, mis X asjad. Aga reisinud ma olen hästi palju, sellepärast, et ma olen laulnud noorest peale, 3-aastasest peale. Alustasime Ave Kumpase juures ja sealt edasi loodi juba Eesti Televisiooni lasteekraani muusikastuudio. Ja seal ma olen siis lapsest peale laulnud kuni 18-aastaseni, kui ma tundsin, et nüüd aitab. Aga laulmisega me käisime mega palju igal pool. Me käisime iga aasta ikka väga palju igal pool. Ameerikas, Itaalias, Norras, Hispaanias, Itaalias. Et see oli juba tavaline, et koolis juba ka teati, et Maris on jälle ära ja siis sealt peale kuidagi on niimoodi läinud, et aastas paar korda ikkagi kuhugi lähme. Selge. Aga on sul siis nii-öelda riike või kohti, kus sa pole käinud ja nüüd tahaksidki minna? Ja ikka on neid riike. Hiinas ei ole käinud, Jaapanis ei ole käinud, ma arvan, et seal on väga äge. Mulle väga meeldib Ameerika. Ma ei oleks isegi uskunud, et nii väga meeldib, kui ma olin 13, ma käisin seal esimest korda New Yorgis ja nüüd, ma ei tea, mingi 5 aastat tagasi käisime siis oma perega Floridas ja ma ei tea, mulle väga meeldis seal tõesti, seal oli kuidagi palju õhku, ruumi, majad olid nagu madalal, kiirteed olid kiired, laiad ja ma isegi ei oleks osanud oodata, et mulle seal nii väga meeldib, aga selline, mis ma olen mõelnud, et ma tahaks teha, siis selline väike unistuste reis olekski autoga ringi kimada Ameerikas, käia täitsa erinevates kohtades seal lõunaosa riikides, vaadata, kuidas see kantrivärk neil seal käib, mõne laheda kantriartisti kontserdile tahaks jõuda ja lõpetada siis selle näiteks väikese shoppinguga New Yorgis. Ma arvan, et see oleks väga äge. Ja, ehk siis sa oled rohkem selline inimene, kes siis armastab soojust. Nii-öelda soojadel maadel rohkem käia? Tegelikult jah, ma olen viimaste aastate jooksul avastanud enda jaoks ka mäesuusatamise, millega ma ei ole kunagi varem oma elus tegelenud, aga ma lihtsalt nullist õppisin selle ära. Siin samas Eestis ja siis juba läksime Alpidesse, Austriasse. Ja nüüd siis ikkagi oleme iga aasta üritanud, et mäele ka jõuaks, see on ka väga lahe ja need suusareisid on tõesti kihvtid, aga kui sa elad siin oma seda argielu ja tõesti väljas on pime ja oled juba väsinud ja kui tuleb see otsustamise koht, et et reisile minek, et kuhu me lähme, et kas külma või sooja, siis paratamatult ma hetkel olen oma eluga sellises seisus, et ma tunnen, et ma valin mugavuse. Soojuse. Lihtsalt soojuse ja kõik see talvine käik on lahe, aga seal on külm, palju riidet tuleb kaasa võttes, enne kui sa sinna mäele jõuad, sa pead et saapad jalga toppima, neid õigeid kiivreid seal valima lapsele endale, kõik need teemad, et ma lihtsalt hetkel lähen mugavuse peale välja ja valiks sooja ja. Aga siis reisil olles on sul juhtunud mingeid selliseid meeldejäävad kogemusi või mingeid, eriti kui sa oled nüüd käinud kuskil sellistes X kohtades Indias ja mujal? Võib-olla ma tooksin välja India kõigepealt. Indias siis sõitsime ringi ööbussidega ja mina mõtlesin, et okei, et mingi mugav buss ja lähme siis sõidame, las ta siis sõidab öö läbi. Säästad aega sellega, et jõuad uude sihtkohta nii, et sa ei pea siis järgmisel päeval selle peale aega raiskama.
aga need ööbussid ei olnud üldse midagi sellist, mida ma oleks endale ette kujutanud, nad olid ligadi-logadi meie teedel, sa mitte midagi sellist ei näe, et seal Euroopa Liidu normidest ei teata mitte midagi. Ja juhtus siis nii, et see buss läks öösel katki, sellepärast et ta sõitis mingisugust august läbi, sest need teed on nagu väga auklikud. Ja terve bussitäis rahvast, seal mingi unistena, olid siis seal bussi ees väljas ja in the middle of nowhere tõesti ja mõtled, et kuidas ma siis edasi saan. Ja siis hakkasid seal vaikselt tulema mingisugused härrad oma banaanikastidega ja kes siis sai kuhugi ääre peale ja keegi teine sai kuhugi teise ääre peale, eks me lõpuks siis kõik nagu kohale jõudsime. Aga võib-olla tooks välja ka Venezuela ja Venezuelas me leidsime ühe tüdruku, kes oli eestlane ja oli läinud siin aastaks ajaks õppima. Ja lihtsalt interneti teel võtsime temaga ühendust, et kas sa natuke näitaksid meile seal ringi, räägiksid nagu maast, niisama hängiksid meiega mõne aja kaasa ja tal oli kohe väga hea meel, sellepärast et tema ööbis seal ühes peres, lihtsalt ühes Venezuela peres. Ja kui Eesti inimesed tulevad, siis tal oli ikka hea meel. Ja seal siis see pere ema, me rääkisime temaga ka, küsis esimese asjana meilt, miks te Venezuelasse tulite, et teil on puhkus, miks te valisite selle koha? Meie siis, et no ma ei tea, lennupiletid olid odavad ja valisime umbes selle järgi, eks, et teine variant oli meil Keenia ja siis oli Venezuela ja võtsimegi selle puhtalt selle pärast, et siin olid kõige soodsamad lennupiletid sel hetkel. Aga Venezuelas vohab või vähemalt sel ajal vohas megakuritegevus ja seda me ei teadnud ja seal oli riigi tasandil palju probleeme, seal slummides käis ikkagi tulistamised, sellised asjad. Ja kui sa lähed sinna niimoodi eestlasena, sa ei tea ju mitte midagi sellest, et mis asja on ja kolistad seal mööda neid omi kohti, aga kuivõrd meil nüüd oli inimene, kes rääkis, mis koha peal toimub, see oli täiesti pahviks ausalt öeldes. Kõik see, kus sa pead käima ringi nii, et kogu aeg enda asjadel silma peal hoidma, sest igal hetkel lihtsalt sind võidakse röövida. Kuni selleni välja, et näiteks saad matuse rongkäigus, mis mulle räägiti, et läks matuse rongkäik ja see on aeglane, hästi suur rivi autosid oli. Keegi sõidab sulle kõrvale, sul on aken lahti, sest seal on nii soe, lihtsalt pannakse sul püstol auto aknast sisse, öeldakse, anna lihtsalt oma telefon, rahakott, see on hästi tavaline seal. Et keegi ei lähe isegi nagu väga närvi selle peale, siis annad oma asjad ära ja sõidad rahulikult edasi. Et sellist asja on seal nagu mega palju ja see on nagu täiesti uskumatu. Et jah, võib-olla see seal natukene lõi pahviks, et neid lugusid me kuulsime seal ikka väga-väga palju, kuni siis selle hetkeni välja, et meid oli 3 ja üks meist pidi enne meid tagasi minema Eestisse ja me mõtlesime, et me sõidame taga taksoga kaasa, et saadame ta lennujaama ära. Ja meid peatas kinni politsei, takso siis peatas kinni. Ja küsib meie kõigi käest passi, aga kuna meil ei olnud veel vaja lennujaama minna, siis meie passid olid hotellitoas. Mis mõttes, et mul ei ole praegu passi kaasas, on ja ei peab olema pass, on ja pass peab olema, no ei ole passi, on ja, aga miks nad niimoodi meid kiusama hakkasid, oli see, et nad tegelikult tahtsid raha, politseinikud, et anna raha ja unustame ära. Nagu mina olen tavaliselt selline inimene, et ma ei saali neid konflikte ja ma tahaks kiiremini minema saada ja võtke siis oma raha ja lähme eluga edasi, siis seekord olin just mina see, kes ütles, et lõpetage ära, et see on täiesti jabur, mis siin praegu toimub, et me ei lähe mitte kuhugi, me räägime siin asjad selgeks ja et kui te tahate, tulge muga hotellituppa kaasa, lähme vaatame mu passi üle, aga te ei saa võtta mult ebaseaduslikult selle eest raha, et mul ei ole tänaval passi kaasas. Ja nemad seal jaurasid, kuni lõpuks oli siis see, et nad siis kutsuvad tõlgi, sest me ei saanud enam omavahel räägitud, sest et seal nad räägivad ikkagi hispaania keelt peamiselt. Siis tuli tõlk ja kuni nad siis lõpuks andsid alla, said ise ka aru, et okei, ei saa. Ja kõik need jutud ja need kogemused lõpuks tekitasid must sellise tunde, eriti pärast seda passiintsidenti, et me kõndisime tänaval Venezuela pealinnas ja mulle tulid vastu 2 politseinikku kõndisid. Ma lihtsalt keerasin ringi ja hakkasin vastassuunas minema, sest mõtlesin, ma ei taha neist isegi mööda minna, see hakkas juba hirmu tekitama, et mis te nüüd jälle hakkate siin midagi välja mõtlema ja kiusama, nii et kui ma lõpuks sellelt reisilt jõudsin Berliini lennujaama, kus siis sai Eestisse, seal ma nägin nagu politseinikke, kes on Euroopast ja ma tundsin, et ma olen jõudnud koju, nemad ei ole siin minu kiusamiseks, et nemad kaitsevad meid, et ma kuidagi seda emotsiooni hästi ehedalt mäletan. Jaa, väga tore teada. Aga siis selline huvitav küsimus, et kui sul oleks siis näiteks 1 000 000 eurot, siis mis sa sellega teeksid? No
Okei, ma arvan, et kõigepealt maksaks kõik laenud ära. Maksaks kindlasti kodulaenu tagasi, kõik asjad klatiks ära, siis annaks kindlasti vanematele, mis neil on mingid suuremad asjad, mis neil oleks vaja teha. Ja seaks ennast ise sisse, siis teeks kindlasti kodu puhul veel mingeid asju, ma ei tea, kas võib-olla koliks või vahetaks seal midagi. Mitte midagi väga suursugust, aga lihtsalt mingid sellised asjad, mille poole sa igapäevaselt püüdled, et saaks need lihtsalt mõdi vaikselt ära teha ja ma arvan, et sealt jääks veel üle mõnusaks eluks ka. Aga näiteks, kas sulle nagu meeldib ise süüa teha või sa pigem eelistad nagu näiteks välja minna sööma? Mõlemat, kui ma olin sinu vanune näiteks, ma ei teinud mitte midagi. Ma arvan, ma ei osanud muna ka keeta. Ja siis, kui ma ühel hetkel kolisin oma koju ja ema mulle külla tuli ja meil oli seal mingi sünnipäevapidu ja kui ema nägi, kuidas ma seal ringi jooksen ja rapsin ja kalaahjust ja need siit ja ta suu ammuli vaatas, Maris, sina või? Sina teed mingeid asju või? Et ma tõesti keskkoolis võib-olla kaeraküpsiseid tegin ja jõulude ajal piparkooke, aga see oli ka kõik. Aga praegu ikka, mulle tegelikult täitsa meeldib, aga mulle meeldib siis, kui mul on aega, ma mõtlen, mis ma teen, ma seal katsetan ja möllan, et ma teen tegelikult päris palju süüa. Aga see käib ka hooti, nii et vahepeal ma tunnen, et nüüd ma ei viitsi üldse. Pärast on nii palju neid nõude pesemist ja seda möllamist ja siis sa lõpuks nagu rahaliselt vaatad, see teeb lõpuks sama välja, et kas ma lähen kuskile välja sööma, tunnen ennast seal mõnusalt, keegi teeb selle minu eest ära või siis ma teen kodus midagi ja no loomulikult saab ka rahulikumalt teha ja väiksema eelarvega kodus, ega siis iga päev ei katseta seal nagu ma ei tea, mis asjadega, et laps ikka tahab süüa ja mees tahab süüa ja ise tahan süüa ja et me teeme mõlemat, käime väljas, aga teeme ka ise ikkagi päris palju pigem jah. Aga on sul siis mingit nii-öelda lemmiktoitu või sööki, mis sulle endale väga meeldib? No minul endal on üldse ülilihtne, sest mina söön kõike, aga seda ei saa öelda minu mehe kohta näiteks, kes ei söö pooli asju. Aga mulle piisab juba kana igast tasandist. Mulle väga meeldivad erinevad salatid, mingid värsked salatid. Ja mina saan nagu lihtsalt söönuks, jah, kodujuust. Mõtlen, et midagi väga, väga keerulist ei tookski välja, aga ahi ikka huugab pidevalt. Ahjus teha liha, juurvilju, kartulit, sellised asjad. Ja. Aga kui rääkida siis näiteks muusikast, siis mis muusikat sa kuulad? See on, minu jaoks on see maailma kõige keerulisem küsimus. Ma kuulan igasugust muusikat ja ma olen hästi palju muusika sees ja seetõttu mul on seal kursis päris paljude asjadega, kui vahepeal tuleb mingi laul, mis mulle väga meeldib, siis ma räägin poplauludest hetkel, siis mul ikka 10 korda järjest pärast autos tuleb seda ja siis ma kuulan päris kiiresti ja ma olen isu täis tavaliselt mingitest lauludest. Aga mul on ikkagi mingid vanu lemmikuid ka 10-20 aasta tagant. Et kui kodus on mingi hetk, kus ma olen näiteks üksi kodus, mulle meeldib panna ma suured kõlarid hästi kõvasti mängima ja kuulata seal mingid vanu lemmikuid, ma ei tea, Celine Dion. Mulle väga meeldib näiteks ja tõesti, tead, neid on tõesti igasugused. Kuulan kõike. Jaa. On sul siis mingeid Eesti lemmikuid lauljaid ka või ainult inglise? Eesti lemmikuid ikka on, jah. Koit Toome on lahe, Pearu Paulus on lahe, Stefan on tore, Ott Lepland, et juba tööalaselt, eks me puutume nendega ka suhteliselt palju kokku, et Eesti muusikat inimesed ikkagi armastavad. Me näeme seda ka reitingute pealt, et ja Eestis tehakse juba päris head muusikat. Ja eriti siis nii-öelda nendest vanadest aastatest. Ka praegu Eestis ma pigem ütleks, aga tänapäeval tehakse juba ka päris hästi. Jaa. Aga on sul mingeid erilisi andeid või oskusi, mida siis nii-öelda, kas siis öelda? Jah, mingeid andeid või oskusi salapäraseid? Salapäraseid, et panen sulle kaarte siin, ennustan sulle tulevikku. Võiks olla, et oskaks nende tarokaartidega midagi teha, aga ma ei oska. Et ma ei ole mul mingit salapäraseid andeid. Blokkflööti olen õppinud näiteks.
aga kui sa praegu selle pildi mulle kätte annaksid, siis ära anna. Klaverit olen õppinud, aga ma ei oska niimoodi öelda jah, et mingi salaandeid mul ei ole. Okei. Võiks osata loomade keelt muidugi, ma praegu mõtlen. Aga rääkides siis filmindusest, et sulle meeldib kindlasti filme vaadata? Jah, väga. Et on sul mingid lemmikfilmistaare, lemmikfilme? Kui raske küsimusel, see vajab sellist mõtlemist ja küll ma siis need välja mõtleks, aga niimoodi esimese hooga mulle meeldivad need vanakooli näitlejad väga. Nüüd juba Julia Robertsit võib nimetada ka vanakooli näitlejaks. Ja kui ikkagi näed, et mingi film on tehtud jah, kus sellised mingid lahedad nimed on, siis ma kindlasti lähen vaatan. Ma käin üldse tegelikult väga palju kinos. Võib-olla ma siis ütleks pigem žanriliselt meeldivad mulle draamad. Need ulme asju ma eriti ei vaata. Need mind nagu ei kõneta. Trillerid on mega lahedad, tekitavad, et see ei ole nagu õudusfilm otseselt, aga ta on niisugune piiri peal ja kui on hästi tehtud triller, siis on vahepeal täiesti oled sa nii, et ei ole võimalik, oled nagu ise nii teemas sees, aga eluloofilmid ja sellised asjad mulle meeldivad. Eesti filme vaatan ka. Juba huvi pärast vaatan neid kuidagi, sest need praegu tuleb kinno ka nii palju kogu aeg. Mingi vahe oli nii, et kui tuleb Eesti film, siis sellest räägiti pool aastat ette, et nüüd tuleb selline film ja kõik teadsid, et tuleb selline film ja kui ta tuli, siis ta oli hästi suure meediakajastusega. Ja nüüd vahepeal ma vaatan jälle uus Eesti film, kus see tuli, mis see on, kes selle tegi? Et ma nüüd kõikidele ei jõua enam silma peal hoida, aga ikkagi ma arvan, siin viimase 3 kuu jooksul ma olen 3 Eesti filmi kindlasti vaatamas käinud ka kinos. Järgmiseks siis näiteks on sul mingid foobiad või hirme? No jah, mulle ei meeldi nööbid. Ma ei tea, kas seda saab nagu foobiaks päris nimetada, et ma karjuma ei hakka ja jooksu ei pista, aga mulle tõesti ei meeldi need ja ma saan aru, et inimesed ei saa sellest üldse aru, aga Steve Jobsil oli sama asi. Ja nii, et pigem enda selga ma ei pane mitte midagi, kus on nööbid. Ja siis selline, kui enne rääkisime kõigist reisimisest ja sellisest, et kas sa siis eelistad rohkem randa või suusatada, et kui nagu jätta välja see, et sa tahad mugavust, et kas rand või siis suusatamine? Ma ei oskagi nii valida, et meil õnnestus eelmisel aastal teha selline trikk, et me läksime Hispaaniasse, aga Hispaania reisi ajal käisime ka suusatamas. Ja ma ei suuda nüüd öelda selle koha nime lihtsalt praegu niimoodi, kohe ei tule, kui ma natuke häkiks, siis ma leiaks selle üles, aga lõunarallikul, kui sa lähed Costa del Solli näiteks Hispaanias, kus me peatusime, siis sealt on 2 tundi lumise mäeni reaalselt. Loomulikult sa ei saa seda teha suvel, aga lumi hakkab sinna tekkima detsembri alguses, see sõltub ka aastast. Aga jaanuaris on seal juba täitsa korralikud lumised nõlvad ja tegimegi nii. Ja ühe päeva siis suusatasime, sõitsime hommikul sinna kohale 2 tundi, siis olime päev läbi mäel, siis oma suusariiete asjadega jõbisime autosse, vahetasime kuskil riided, hakkasime sõitma ja 2,5 tunni pärast voilaa, et päikese käest tagasi ja see oli täiesti müstiline, aga seda sai teha. Kuidas sa suhtud siis sellesse, mis siis nüüd praegu toimub, kliima soojenemisesse ja siis igasugusse looduse reostamisse? Ei suhtu hästi, et näidake mulle, kes suhtub hästi. Kuigi kui me vaatame igasuguseid tegusid, siis mulle lihtsalt tundub, et inimesed ei mõtle. Ja tarbimise koha pealt on nagu küll see, et tarbimise võiks väga tugevalt üle vaadata. Et ei ole vaja iga asja, neid pakendeid kogu aeg, meil on juba tegelikult nii palju nagu endal olemas, et mina enda puhul jälgin nagu rohkem seda. Ja loomulikult, et kui lähed metsa, siis vaatad, et sinust midagi sinna maha ei jää ja nii edasi, et me tegime lapsega siin alles hiljuti sellise triki, et võtsime kilekotid kaasa ja läksime metsa, kuna mets on mul kodu lähedal kohe üle tee, oleme sellisel metsarajal.
ja võtsime kilekotid kaasa, et lapsel ka selline mänguline ja põnev, et muidu ta ei viitsi seal nagu pikka maad jalutada. Ja siis hakkasime vaatama, et algul tundub, et ei ole siin ju midagi, et aga hakkad ringi vaatama, igasuguseid asju tuli välja, täitsa mingeid absurdseid asju tuli välja, et ja kui me metsast välja tulime, meil oli mõlemal kotid täis. Et just kuulasin ühte intervjuud, kus üks mees ütles väga ilusti, et looduses käi nii, et sinust jääks maha võimalikult väike jälg. Ja. Mida sa siis noortele soovitad? Noortele, mis ma soovitan? Kas sa äkki täpsustaksid, kas hariduse mõttes, mis osas? Ma arvangi, et siis hariduse mõttes ja nii-öelda, et kuidas saavutada õige tulevikutee. Ma arvan, et kõige olulisem on jälgida oma sisetunnet, mis süda sulle ütleb. See ütleb sulle tegelikult kõik vastused ära ja siis sa jõuad tulevikus sellise töö peale, mida sa päriselt tahad teha, mis sulle päriselt meeldib. Mitte näiteks see, et isa on sul advokaat ja leiab, et tüdruk peab ka sama asja õppima, aga võib-olla sina tahad hoopis, ma ei tea, kunstiga tegeleda. Et ma arvan, et siin tuleb jääda nüüd endale väga kindlaks ja niimoodi on sul elus oluliselt lihtsam igasuguseid valikuid langetada. Kui sa praegu mõtled, et ma võib-olla ei teagi, mis ma teha tahan, see on normaalne, et ei teagi väga tihti, siis sinu ette tulevad ikka mingid valikud ja nendest valikutest sa saad aru, mis sind rohkem kõnetab, kuhu poole sind rohkem tõmbab, et võib-olla see karm mõistuse hääl siin hetkeks kõrvale jätta ja minna seda teed pidi, kuhu kutsub süda. Aga aitäh, Maris, et sa tulid. Aitäh! Ja näeme siis uues osas.